Töötamine Riigikohtus riigikohtunikuna on kõrgeim tunnustus Eesti juristile. See annab võimaluse otsustavalt kaasa rääkida õiguspraktika kujundamisel ja põhiseaduslike väärtuste kaitsmisel. Te rääkisite siin põhiõiguste kaitsest ja tõite näiteks selle, et ratastooliga saab või ei saa asutusse mugavalt ligi. Kahtlemata on see väga oluline olmeline küsimus ja iga ühiskonna ülesanne on kaitsta nõrgemaid ja väeteid ja kõige kaitsetumaid. Ja selle tõttu ma küsin teie seisukohta, mis teie arvate, kas me peaksime kaitsma ka neid kõige väetimaid ehk veel sündimata inimesi, ehk kas teie meelest on abort Eesti põhiseaduse valguses, mis ütleb, et kõigil on õigus elule, on see õige või mitte? Minu hinnangul on praegu seadusandja Eesti seadustes leidnud kohase tasakaalu nende erinevate huvide, õiguste ja väärtuste kaalumisel. Ehk teisisõnu, et Eestis on teatud eeldustel, teatud piirides abort lubatav ja seadus. Raivo Põldaru, palun. Ka küsimus nõrgematest. Kui kaks meest elavad ilusasti kokku ja tahavad lapsendada, küsimus selline, kuidas te hindate nüüd laste õiguste ja huvide kaitset elus taolises koosluses? Põhimõtte pinnalt ei ole ma selle vastu, et samasooline paar võib kasvatada last. Kas Oodini sõdalased, keda algatatakse praegu, on omaalgatuslik jõuk või legitiimne kodanikualgatus? Ja kas Kaitseliidu ülemal on õigus soovitada nende Facebooki leheküljega liitunud kaitseliitlastel hakata organisatsioonist astuma? Aitäh! Tunnistan, et ma ei ole täpselt kursis kogu Oodini liikumise maailmavaatelise poolega, juriidilise poolega, mistõttu hoiduksin ka seisukohavõtust, millise märksõnaga neid peaks kirjeldama. See, kas kaitseliitlased peaks kuuluma sinna või mitte, see on küsimus eetikast, moraalist, mille osas peaks Kaitseliit kindlasti oma sellise sisemise seisukoha kujundama. Uno Kaskpeit, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikohtu kandidaat. Mul on hästi lühikene küsimus ja konkreetset vastust tahaks, kas jah või ei. Mis teie arvate, kas 5,2% Eesti Vabariigi territooriumist on okupeeritud või ei ole? Teie küsimus taandub põhimõtteliselt küsimusele, millist tähendust omab fakt juriidikas. Me teame, kust jookseb Tartu rahulepingu järgne piir. Me teame, kust jookseb täna kontrolljoon. Me teame, kust hakkaks tulevikus, kui piirileping saab oma lõpliku kehtiva õigusjõu Eesti ja Venemaa vahel, kust jookseb see piir. Ühtlasi me teame ka seda, et alates 90. aastate algusest keskpaigast on Eesti riik aktsepteerinud seda, et need alad, mis jäävad teisel poole kontrolljoont, on Venemaa käes, et nendel aladel ei ole Eesti riik end kehtestanud. Ehk siis lühidalt kokku võttes, milline tähendus juriidilises mõttes omistada sellele, et Eesti riik on täna aktsepteerinud seda, et need alad on Venemaa käes. Jaak Madisson, palun. Aitäh, hea Riigikogu aseesimees, hea küsimustele vasta, Riigikohtu kandidaat. Eelmise küsimuse vastamine oli küll nüüd, nii et me nentisime fakte, mida me teame, kuid tuletaks meelde, et siiamaani piirileping ei ole kehtiv ning me lähtume mitte kehtivast piirilepingust, millest tulenevalt on järelikult sinna poole kontrollijate alad okupeeritud. Kuid ma tuleks tagasi põhiseaduskomisjoni esimehe ettekande juurde, kus ta rõhutas, et kui te käisite vastamas põhiseaduskomisjonis, te pidasite väga vajalikuks jätta perekonna definitsioon laiamõtteliseks ja abstraktseks, et aegade muutudes saaks seda kohandada vastavalt aegade oludele.
siit ka küsimus, et millise hinnangu te annate antud seisukohale, kuna kas on õige, et perekonna definitsiooni muudab või kujundab ümber kohtunik, kes ei ole saanud rahvalt mandaati, või siiski perekonna definitsiooni määrab ja siis kujundab siiski parlament, kes on saanud rahvalt mandaadi nende huvide kaitseks? Aitäh! Ma tõepoolest nentisin, et tegemist on abstraktse mõistega, mida siis tuleb lähtudes tänasest Eesti ja Euroopa õigusruumist sisustada, mis ei välista loomulikult seda, et seadusandja konkreetses valdkonnas, konkreetses seaduses otsustab perekonna ühel või teisel viisil kitsamalt sisustada. See on kindlasti võimalik, aga alati tuleb siis vaadata, et mis on selle õiguslikud järelmid ja kas selline seadusandja poolt perekonna sisustamine konkreetses valdkonnas konkreetsete õiguslike järelmitega on põhiseadusega kooskõlas. Mulle kohati tundub, et me kuulame siin ühte poliitikut, mitte Riigikohtu kandidaati. Aga lähme küsimuse juurde. Nagu te kinnitasite, on Riigikohus kõrgem kohus Eestis ja meie kõrgem seadus on põhiseadus. Täpselt nii ongi. Vastavalt Euroopa Liidu liitumisreferendumile võib Eesti kuuluda Euroopa Liitu tingimusel, et Eesti põhiseaduse aluspõhimõtteid ei rikuta. ESM-iga liitumisel sedastas Riigikohus, et referendumiga saadud võimuloomutuste mandaat Euroopa Liidule on ammendunud. Kuidas hindate põhiseaduslikkuse seisukohalt Euroopa Kohtu ja Euroopa Komisjoni otsuste kohustuslikkust ja primaarsust meie seaduste, kaasa arvatud põhiseaduse üle? Riigikohus, nii nagu mina seda otsust mõistsin, sedastas, et rahvahääletusel, kui Eesti rahvas võttis vastu põhiseaduse täiendamisseaduse, andis Eesti rahvas nii-öelda veksli, et jah, me oleme valmis kuuluma Euroopa Liitu ja ka muutuvasse Euroopa Liitu, kuid Riigikohus siis sedastas, et kuskil on piir, kus tuleks uuesti küsida rahvalt, kas Euroopa Liitu kuulumine jätkuvalt on Eesti rahva jaoks kohane ja sobib. Ehk teisisõnu olukorras, kus muutuv Euroopa õigustik läheks vastuollu põhiseadusega, siis tuleks rahvalt küsida uus mandaat. Mis hetkel see piir kätte jõuab, seda on abstraktselt väga keeruline öelda. Arno Sild, palun. Kas tohib küsida nüüd niimoodi, et mis on teie maailmavaade, kas te loete ennast liberaaliks, konservatiiviks? Ma jätaksin selle enda teada. Aitäh!